Ma hakkame varem pihta, ma ei viitsi oodata lihtsalt. Tere! Teie olete siis Margus Kalam, nagu ma aru saan. Et oleme kogunenud siia, sellest matusega on Margus. Oleme tulnud esitlema Margus Kalami raamatut. Mina olen Rene, minu kõrval on Margus Kalam. Tere, Margus! Tere, Rene! Ma tutvustan teile Reneed ka, kes ei tea. Rene Satsi on reisikirjanik. Tahtsin ise ennast tutvustada. On ainuke asi, mis mul välja mõeldud või enda tutvustas. Ma teen selle sinu eest ära. Aga sul oli võib-olla siin midagi asjalikku pandud. Ei ole sul sulle. Oli küll ma asjalik asi, oli see järjekordse leht, mis ma tahtsin üles leida. Okei. Aga Rene on üks ägedamaid reisikirjanikke üldse, keda ma tean. Ja lihtsalt tema raamatuid on nii lahe lugeda. Margus on tänasest üritusest täiesti valesti aru saanud, et kuna me ei ole mitte midagi ennem läbi rääkinud, ennast juttu on, siis üldiselt jah, et ma olen näinud, et raamatu esitlustel mõnikord inimene, kes esitleb raamatut, peab ütlema, miks tema siin istub ja siis ma tahtsin öelda, et ma olen Margus Kalami sõber ja siis ma tahtsin endast rääkida. Kuigi see sõprusega oli nagu eelmine nädal oli väga raske hetk, kui ma lugesin selle esitluse pealkirja pealt, et Margus Kalamiga räägib Marguse sõber. Ja eelmine nädal ma nägin unes, mõnikord näete sihukest unenägu, mis on nagu liiga tõeline ja hommikul ei saa aru, et mis on tõsi. Ja siis Margus Kalam, kes on kõige rahumeelsem ja armsam inimene, üritas mind öösel unes ära tappa. Ja siis Ringlumari Vormile, kes on selle raamatu keeletoimetaja, ma ütlesin hommikul, et ma olin ikka unesegane, ütlesin, et ma olen Marguse peale väga vihane ja ta küsis, et kas ma ikka teen selle esitluse. Ja ma ütlesin, ma ei tea, aga noh, nüüd ma olen ikkagi siin, sõber. Jah, ta andis mulle andeks selle, et ma tahtsin ta unes ära tappa. Ja siis hakkame hoopis sinust rääkima, et kuidas meie kohtusime ka ju tegelikult Aasia teemadel, kohtusimegi mõnes mõttes selle raamatu pärast, et selle kirjastuse esiviiul Epp arvas, et meist peaks saama sõbrad, nagu võtad 2 amstrit ja paned kokku ühte katte. Aga sõpradeks ja siis me pidime Bangkokis hääletult tutvuma esimest korda. Aga sa vist ei tahtnud minuga kokku saada, eks ole? Ei, jah, ma vältisin sind vägisi. Aga sa väldid kõik alati, kui me oleme koos kuskil, me just olime viimati, me nägimegi Tais, me olime Tais ja Laoses erinevatel hetkedel koos 6 aega tagasi või 2 kuud tagasi. Siis kui ma ütlesin, et lähme sinna linna, et seal on mingi eestlane, siis Margus tegi, ega ma taga rääkima ei pea ometi. Et ega sa ei tahtnud ju minuga ka rääkida ilmselt, aga nüüd ma olen siin. Jah. Ma siis lõpuks võtan selle rolli sisse, et aga hakkame enne kui me raamatu peale, räägime sinust natuke inimestele, kes ei tea üldse, kes sa oled, et räägi kaamerasse vaata ja räägi tegemistest ruttu, et mis sind Aasiaga nii väga seob, et kõik raamatud, 2 raamatut on Aasiaga seotud, Aasia. Ja jah, Aasiaga seob mind Kauplus Universal Universum, millega ma olen tegelenud nüüd siis juba 26 aastat. Koos siin rahva publiku hulgas on minu äripartneritest üks Meri. Peeter ei saanud tulla. Nendega koos oleme seda Aasia äri ajanud ja sellepärast tuleb seal hästi palju reisida, et sealt seda kaupa tuua. Ja siis juhtuvad igasugused lood ja siis ma panen need kirja vahel ja siis tuli Epp ja ütles, et kuule, et teeme sellest raamatu. Esimene sai valmis, sai päris edukalt müüdud ja ütles, et tee kohe uus. Ja nüüd on see uus ka valmis. Palju nende raamatute vahe oli sul? 4 aastat tegelikult, ma oleks võinud sellega kohe välja anda, aga noh, siis tuli see COVID vahele ja siis ma natuke pidurdasin. Ja nüüd jah, lõpuks sai see valmis. See video asi siin midagi. Kas see video on inimestele praegu vist ei ole veel eriti oluline? Ei ole, ma lihtsalt panin selle taas. Jõuame sinna saarte peale. Et okei. Miks sa Universaaluniversumiga käid Aasias või niisama ka, kus see suur Aasia armastus on tekkinud? Kumb tuli enne Universal, Universum või Aasia?
vaata see pilt, mis sa tahtsid, see on nagu siin ees juba, kui ma panen läbi. No tegelikult jah, ikka Aasia on lapsepõlvest nendest raamatutest ja see gloobus oli mul laua peal ja siis ma seda keerutasin kogu aeg ja mõtlesin seal, et huvitav, kus need suguharud kõik elavad ja kus need vulkaanid on. Ajakiri Horisont muidugi see ka tekitas palju seda reisihuvi, aga siis ei osanudki julgenud loota, et see kunagi teoks saab. Aga sealt see huvi tuli. Et kui sul oli gloobus, siis sa tead, kui suur on tegelikult Aasia. Et sinu esimene raamat oli Minu Aasia. Et see kõlas nagu väga suur suuruse hullus, nagu härra Tiit Pruuli Minu maailm või midagi sellist. Et kui sa ütled Minu Aasia, et kas sa tegelikult, Siber on ka Aasia, eks ole, kas sa kontsentreerud Ida, Kesk, Aasiad on... Et pigem ikka see Indo-Hiina ja Kagu-Aasia. Et need on kõige südamelähedasemad. Aga kui kunagi aega, eks ma lähen Kesk-Aasiasse ka kindlasti. Siberisse lähen? Siberisse, kes seda teab? Ei ole plaanis küll esialgu. Okei. Aga hakkame siis raamatust rääkima. Või tahad enda kohta nüüd midagi öelda? Oligi kõik kirjutad reisiraamatuid ja söögist räägime hiljem. Et 3 pühvrit ja 2 hobust, Minu Aasia saared, pealkirja. Kas sa tahad seletada pealkirja lahti või tahad raamatu sisust üldse rääkida või räägime hästi umbkaudu, et ma ei tea, kui palju? Võib sisust ka natuke rääkida, jah, aga need pühvrid ja hobused, seda saab igaüks ise aru, kui ta loeb sealt raamatust. Aga ma võin nii palju ette ära rääkida, et Sumbal on selline traditsioon juba aastasadu, kus siis naise võtul tuleb perele, peab peigmes viima 10 pühvlit ja 10 hobust. Võib-olla peab siis ikkagi ette ära ütlema, et raamatu tegevus toimub nii Balil, Timoril, mitte Ida-Timoril ja Sumbal, et see Sumbal on... Ida-Timorist on Sumbaga põhiäks on seotud. Jah, ja sealt võite juba edasi mõelda, et miks see raamatu pealkiri selline on, mis on siin seos nende naisevõtuga ja pühvlitega. Et vahel saab ka väiksema arvuga hakkama, et ei pea just 10 ostma. Ja nüüd ma ei saa küsida, et kas sa ostsid või ei ostnud. Seda ei saa küsida, jah. Mina tean seda, see on raamat, mida ma läbi lugesin. Jällegi, kui ma Margusega koos reisin, siis ta räägib, siis ma olen talle öelnud, et ma olen ta esimese raamatu läbi lugenud. Tegelikult ma natukene jätsin vahele. Siis aeg-ajalt Margus räägib lugu ja siis vaatab mulle otsa ja teeb sükest nägu, et see lugu oli raamatus ka ju. Ja siis ma alati mõtlen, kas sa nüüd üritad nüüd vahele tõmmata sellega, leida see koht, mida ma ei ole päriselt lugenud. Aga selle ma lugesin, küsi ükskõik mida, ma lugesin päriselt läbi selle. Ma usun seda, nüüd ma usun sind. Et kas mul tekkis nagu selle raamatuga küsimus, et kas ma loen reisiraamatut või on see armastuslugu pigem? Poolenisti on see siiski reisiraamat, siin on... Pool reisilugu ja pool armastus. Ja. Seiklust, jah. Et siin on tegelikult, kellel on plaan kunagi Sumbale ja Timorile sõita, et siis saab siit seda reisiinfot ka kätte. Et kui keeruline seal on reisida ja kui põnevad kohad seal on ja mida seal süüakse, mida seal tehakse. Siin taustal ka need pildid jooksevad praegu on Timoril hetkel. Seda infot oli päris palju, jah, aga võib-olla räägi näiteks mulle kohe ära, et ma alustan Balilt, eks ole, raamat algab Balile saabumisega. Kaugel need, kõik teavad Balit, väga paljud ei tea Timorit isegi ja Sumba saarest mina ei olnud küll kuulnud. Et kui kaugel need üksteisest on, Indoneesias asuvad kõik, et Bali, Timor ja Sumba, mis on selle raamatu aluseks. Jah, huvitaval kombel, kuna mina olen nii palju kokku puutunud nende Indoneesia saartega juba oma töökäigus, et seda käsitööd ostes ja neid samu kangeid, mille peale siin istume. Et siis minu jaoks on need nimed kogu aeg teada olnud. Aga jah, et see Timori saar, et see on suhteliselt Austraalia külje all juba. Ja sinna lendab Balilt 1,5 tundi. Siis Sumba on väheke lähemal Balile, aga ka tegelikult Timori naabersaar. Ja et sinna saab tunni ajaga. Et iseenesest pole kaugel, aga see on ikka totaalselt erinev maailm. Nagu näete ka piltidelt, et seal on palju on loodust, ei ole linnu, on jah, pealinnu on küll,
aga ikkagi on sellist ehedat külaelu, mida palil... Aga kas need pildid on kõik, keegi ei tea, ja kust need pildid on, et kas sul jooksevad läbi Kolme saare või Pali või... Need jooksevad, jah. Ei pea piltidest üldse rääkima tegelikult. Ei pea. Lihtsalt saate vähegi aimu. Et see on Pali, nagu ma aru saan, et see ei ole... See on tegelikult Rote saar, millest raamatus isegi see lugu ei läinud sisse, see jäi välja. Aga kuna need on nii sarnased, siis need pildid sobivad siia hästi. Teemad seda pole midagi lubamata ikka jätta. Ei. Selle nimelt, see üks raamatu tegelane Elvi, kellest on seal palju juttu, Elviana. See on tema naaber Timori saarel, kes siis kutsus meid üks päev, et läheme Rotele. Ja siis me tegime sellise paaripäevase tripi Rotele. Ja juba piltidelt ka näete, see tagumine on seal Elvi, kellest siis raamatus on palju juttu, ta on üks peategelasid. Ja Elvi on... Ja Elvi päris nimi ei ole, eks ole, Elvi? Jah, Elviana, jah. Ja kuidas ma üldse siin Timorile sattusin, on see, et seal elab üks eestlane, Silver, kes siis leidis omale sealt naise ja nad elavad seal nüüd juba vist 5 aastat. Ja mina käin aeg-ajalt külas neil seal. See on siis eestlane, kellega sa oled nõus juttu rääkima? Jah. Üks vähestest. Ta üldse ei veeldi eestlased, ei kujuta ette. Ma tahtsin just Marguse aususest hakata rääkima natukene hiljem, siis ma siiamaani naeran, kuidas see kas oli maahommik käis sinu juures või siis kui sa televisioonis ütles, et rahulikult tegid süüa, ütlesid, et Eestis sulle meeldis, meil oli ka palju valgeid inimesi. See oligi mingisugune, mis sa... Ei, no ma ütlesin jah, et küsiti, et miks sa seal Aasias käid, mulle meeldib, kui on väga palju värvilisi inimesi ja mida vähem valgeid või parem, kui neid üldse ei oleks. Sellist asja ei tohi Eesti televisioonis öelda. Aga vaat sellepärast mulle Margus meeldibki, et sa oledki vist pea kõige ausam inimene, keda ma tean igas asjas. Võib-olla mõnele see nii väga ei meeldi, aga see teeb minu meelest sinu raamatut nauditavamaks, et seal ei ole tõepoolest sükest keerutamist ja sa ei ole ka üks nendest, kes räägib, et mul on õigus öelda kõike ja siis räägib rumalusi või sükest vastikut juttu, aga sinul sükest see ausus Eestis öelda, et liiga palju valgeid inimesi, see on ikka tohutult naljakas. Jah, eks suhtumine peegeldub läbi sinu jutukeste ja... Keeletoimetaja Triinu-Mari ütles ka, et ma imestan, et sa julgesid sellise asja rahva ette tuua, et selle kõik raamatusse kirja panna, et see on ikka väga isiklik, millest sa räägid seal ja et sa julged veel seda avalikult teha, et siis... Jah, seda ma tahtsingi ka küsida, et kuidas sa julged? Ütleme nii mõlemaski raamatus ja sinu kunagises teleesinemises on ikka asju, mille peale muidugi võib niimoodi mina kirtsutada ja pahane olla ja mina ei saa aru, kuidas ta niimoodi teed. Ja mina ikka pigem natukene üritan enda asju nagu varjus hoida, sina seda ei tee. Et kas... Aga vaata, kui valetaks, siis ju peaks meeles pidama, et ma olen midagi valetanud, siis on raske meeles pidada seda. Ma kipun asju unustama ka tihti, et kui sa ütled nii nagu asi on, siis on... Ja nagu ma sulle ütlesin, et ma su esimese raamatu päris läbi lugesin. Kogu aeg jäin vahele nende lugudega. Ja. Ma ei teagi, sa pole ühegi loo peale midagi osanud öelda, mis ma sulle rääkinud olen. Ei, no ma mõnesid ikka, mul on mäluga ka halvasti, ma olen juba vana mees. Ma mitte nii vana mõne. Aga vanusest hakka rääkima. Ja. Räägime sellest, lähme selle saate juurde ikka tagasi, et mis sa tassisid, sa tulid nagu mingi must kunstnik suure kotiga, tassisid kangaid siia kõike. Tahad sa rääkida sellest, mind huvitab kõige rohkem see Sumba ikka, et mis on minu arust kõige kaugem, kuhu sa korraldad reise isegi, eks ole, ja mis seal Sumbal toimub, räägime Sumbast ja mis sul seal kotis veel on, ma tahaks teada. Praegu taustal näete piltidel ka, mis seal Sumbal toimub, et seal on sellised karmide nägudega mehed, kes ratsutavad ja loobivad üksteist odadega. Minge Sumbale. See festival on nüüd selle aasta märtsis, kuhu ma ühe grupi viin ja et me saame sinna festivalile ka minna. Aga ega seal üldiselt väga ei toimu midagi, seal on selline tavaline külaelu ja meie lähme lihtsalt piilume sinna nende magamistubadesse nii-öelda. No need bambusmajad, need on nii otseses mõttes. Ja, et need on sellised lahtised onnid, kus sa käidki läbi maja ja seal on ka võimalik selles onni sööbida, et saadki omale nurgakese, kus sul siis selle põranda all on need sead ja koerad, kes seal elavad, kõik kuked ja kanad. See on ka tõesti võimalik seal. Aga lihtsalt see põnev kultuur, see kõik see need pulmakombed, matusekombed ja kõik see, et need mehed kannavad seal neid mõõkasid vööl kogu aeg, need matšetesid. Näita mõõka. Päriselt või?
ma ei lubanud tal enne välja võtta, ainult siis, kui mina ütlen, siis ta peab ära panema selle. No, ma vaatasin, et pilt oli seal ukse peal, kui ma märkas tulin, et terariist ei tuua. Ma näitan jah, see on selline sumba tööriist, mis on igal mehel vöö peal. Ja siis selle võib-olla raamatust ära natuke võib ikka ette rääkida, mis üksikud asja, mis mind tegi väga murelikuks selle raamatu puhul ja sumba kirjelduste puhul, et kõikidel meestel on noad ja siis seal oli lause, et aeg-ajalt minnakse nendega üksteist lõikama, et kui tõsine see on, et kas ma julgen minna sinna saarele? Ei, seda niimoodi turistidega ei juhtu, et see, kui sa... Turistid lõigatakse enne omad ära ja siis enne, kui turist tuleb, siis on... Kui sa peaks minema nendega koos pidutsema näiteks, et hakkame koos õhtul seda puskarit jooma nendega, et siis võib küll lõmmaks minna tõesti, jah. Hoiatati paril, et kui sa sumpalastega üldse mingeid asju ajad, et neil on need noad seal teistel saartel ka kaasas. Ja kui sul mingi probleem on ühe sumbalasega, järelikult sul on probleem terve sumbaga, et nad hoiavad nii kokku, et kui sa ühele liiga teed, siis unusta ära, siis sind ei ole enam. Nii et sumbalastega jah, nalja ei ole. Aga muidu nad on ääretud külalislahked. Ja loomulikult tuli mingi pea maha lõikamas lause meelde, okei, sellest ei ja. Ja siis nagu sellest kultuurist võib siis nagu leida endale naisterahva, kes võiks sind huvitada. Jah, seal on tõesti... Kuidas see võimalik? Kenad naised. Koos nende kanadega. Jaa, aga vaata, mõni on käinud kuskil Jakartas ülikoolis ja saanud sealt hariduse ja räägib inglise keelt ja siis võtab need kanad sinna paika. Aga jah. Okay. No ma nii palju räägin ette, et siin oli see... Me peame natuke ette rääkida. Üllatus jah, et kui ma läksin esimest korda Sumba saarele, siis küsin seal giidi käest, et miks siin rannas on pilet? Et siin on mingi lahe maja, siukse kõrge katusega, nagu siin piltidel ka vahepeal näha. Ja mis siin toimub üldse, mis maja siin on? See mingi välismaalane ehitas selle maja ja tahtis siin mingit äri alustada, aga see jäi tal pooleli. Ja ma hakkasin siis uurima, et mis siis, äkki saaksid uurida, et milles asi oli, mis juhtus. Ja sest ma olin juba ühe sumbatõrukaga siis tutvunud paril. Mind huvitas ka, mis edasi hakkab saama. Ja ta ütles, et marriage problem, et midagi abielu probleemid. No, tahaks nagu täpsemalt teada. Ja siis ütleski, et vist rahas oli küsimus, et me ei jõudnud maksta nii palju kui vaja. Ja siis mind palil ka hoiatati, et abielu sumbalannaga võib minna väga kulukaks. Ja tõepoolest, kui nüüd arvestada rahasse, mis need pühvlid ja hobused maksavad, ma alguses ma ei teadnud seda ja kui ma siis hakkasin uurima, et küll, mis see sarvedega leht seal maksab, siis selgus, et see võib maksta alates kuskil 1500 eurost kuni 10 000-ni välja, sõltuvalt sellest, kui pikad on sarved, sest mida pikem sarv, seda püham loom. Ja nüüd mõtlesin, et kui mul on nüüd vaja 10 pühvlit, 100 000, okei, siis on natuke keeruline. Ma lihtsalt räägin vahele, sa jätkaga, et ma olin ühe lause alla jooninud, et ma joonisin sinu raamatust lause alla, mis läheb väga hästi sellega kokku. Seda ütleb üks tüdruk väga konkreetselt ja ütleb nii, et kes mulle maja ehitama, see saama minu lihtne. Et ongi niimoodi, et selle võib laiendada siis selle kandi tüdrukutele kõikidele, me räägime praegu Timorist ja ma mõtlen selle kandi nagu üleüldisemalt. Ja, aga ei, see on erinev, Timoril on teised kombed. Timoril ei ole neid pühvlite ja hobuste. Seda poolt siin raamatus mainitud, ma tean. Selles raamatus mina läbi lugesin algusest lõpuni. Jah, et see ikkagi see pühvlite ja hobuste ostmine, see on ainult seal Sumbal. Et Timoril, seal, ma uurisin natuke, et seal on ka tegelikult mingit toetust nagu perele on vaja. Aga see asi ei ole nii nendes traditsioonides kinni. Sumbal see on nagu nii hull, et tegelikult see vanadest kultuurides kinni hoidmine takistab selle saare arengut ja nende inimeste majanduslikku arengut ka, sest nad on terve elu võlgu, nad sünnivad võlgades, nad surevad võlgades, sest nad on üksteisel võlgu kõik. Et süsteem on selline. Kuidas nad ise suhtuvad sellesse, kui sa küsid? Nad on väga uhked selle üle. Et seal ei ole, et see on nagu nii kultuuris sees, et nad ei ahasta nagu meie ahastamise nende kvartalilaenudega ja... Ei, ma seda ei ole küll kogenud. Nad on väga uhked oma selle kultuuri ja kommete üle.
ma olen uhke, et ma olen võlgu. Suren võlgades, sünnin võlgades. Et sa sünnid, võib-olla sinu vanaisa oli võlgu sinu oma õdedele ja vendadele mõned pühvlid ja hobused, sest kellegi matustele tal polnud seda tuua parasjagu. Ja siis sa pead neid hakkama tagasi maksma. Ja kui perre sünnib tütar, siis oled õnnega koos, sest siis tuleb ju pühvleid ja hobuseid kohe hulgi korraga. Aga kui sünnib poeg, siis on jama majas. Poeg hakkab naist võtma, siis on vaja sul kohe 10 pühvlit ja 10 hobust. Kus sa need saad? Sa laenad sugulaste käest. Üks tädi annab ühe pühvli, teine tädi annab teise pühvli, kolmanda käest saad hobuse. Ja nii ongi, aga kui neil on nüüd seda tagasi vaja, siis nad ütlevad, nii, mul on nüüd pühvlit vaja. Siis sina töötad selle nimel, et see pühvel saada. Ja nii see ongi selline... Pea hakkab valutama. Siis ta võib-olla ongi siukses stressis ja sellepärast, et lähevadki sinna nubadega baari kaklema. Ei, seal ei ole baare. Või kus sa ütlesid, et kakeldakse? No nad seal... Kuhugi tohtid minna, et seal võib tekkida lihtsalt pidutseme ja joome. Ja, nad seal oma seal kodudes pummeldavad, et ikka seda... Seal saare peal juuakse kõvasti? Ma ei ole niimoodi näinud, olen ainult kuulnud sellest, siis tegelikult see turist ei satu sinna sellisesse ringi. Jooma, jah. Et aga kuuldavasti jah, seal ikkagi juuakse seda puskarit. Ja Timoril samamoodi ja siis see palmi otsast see jook, mis tuleb see valge, mida nad sealt niristavad. Ja muidugi kõik närivad seda Peetli pähvlit, et kõigil on hambad punased. Ja mis asi see on kogu Kagu-Aasia, kõikid on hambad punased, lagunenud. Kas see tekitab kaifi, aga ma pole kunagi proovinud, ma olen pakkuda antud, aga kas sa ise oled söönud seda? Jaa, ma olen paar korda söönud seda ja ühe korra ma ei tundnud midagi, sest ma olin natuke purjus juba. Aga teist korda oli jah see matus, mis praegu matuse pildid siin ees. Et siis seal on komme on selline, et sa pead selle vastu võtma. Kui sa ei võta vastu, siis see on nagu äärmine solvang. Parem pista see taskusse, ütleks, sööd seda hiljem, aga keelduda ei tohi. Ja mõtlesin kohe, et ma olen korra proovinud, ei juhtu midagi. Aga siis jah, nagu kuidagi keha hakkas surisema ja kuidagi natuke pea ringi käima. Siis mõtlesin kõrvale sellele, kes seal inglise keelt oskas, et kui natuke imelik olla, siis sülitu kohe välja. Aga piisas juba sellest, et ma liiga kaua ütlesin suus, ma põletasin oma suu kõik seest ära. Et see on see valge pulber, mis on tegelikult põhimõtteliselt nagu lubi, mis nad jabatavad neid teokarpe merest. Et seda miskipärast määritakse peale, et see kombinatsioon nendest kolmest nimetatakse Siri Pinang. Et Siri on see selline selle areka palmi õisik siis. Ja siis neid pähkleid lõigatakse, kuivatatakse ja lõigatakse seibideks. Ja siis need näritakse koos, et nad ükshaaval väga ei tekita midagi, aga siis kui see kõik see kombinatsioon on koos ja see valge pulber, ma saan aru, et siis see reageerib niimoodi, et tekitab siis selle punase värvuse. Ja muidugi jah, mingis koguses see põletab suu ära lihtsalt, et mul oli nädal aega oli suu põlenud. See pole nüüd väga sellega seoses, et ma mõtlesin, et mis see kõige vastikum asi on, mis sa endale oled Aasias suhu pannud. Söögi mõttes, selle pähkli mõttes, mis oleks kultuuriliselt šokeeriv inimestele öelda, et kuidas sa võisid. Koeraliha muidugi. Ai, sa sõid koeraliha. See on seal väga tavaline, kuigi jah, seal ütlevad nooremad inimesed, nii palju kui ma tunnen selliseid, kes on vähegi lääne-eluga kokku puutunud ja nii, et nemad ikkagi ütlevad, et ei, mina ei söö koeraliha. Aga muidu on jah, nad kasvatavad koeri selleks, et neid süüa, mitte nad on seal ka koduvalvurid mõnes mõttes, aga... Nad on jah ilmselt nagu seadusest kaugel see saar, et enamustes kohtades Kagu-Aasias vähemalt, et mina käin seal Laoses ja Tais väga palju, et seal ikkagi Tais on just keelatud juba praeguseks Laoses, tahetakse ära keelata. Ja isegi Lõuna-Koreas. Jah, Lõuna-Koreas, see oli vist esimene, Lõuna-Korea on üldse ju üli arenenud koht seadus. Jah, aga nad alles nüüd keelavad seda või keelati, et see on ikkagi väga suur äri seal. Aga jah, sellest nagu väga ei räägita, või turist nagu ei kuule, sest kõik teavad, et ega turist juba hakkab kohe ju kätega vehki, mis asja. No loomulikult, välja arvatud sina, kes läheb kohe sööma seda, see on täitsa ei ole ju. No, ma tahtsin sinna kultuuri sisse elada, jah. Palun, Marguse ausus, palun väga. Ja. Pooldelai psühhopaat. Või sa ilmust, mina sõbrana võin öelda, eks ole? Jaa, muidugi.
mina küll varjaks, kui ma koera ei tase, et ma ei julgeks öelda. Ei no enamasti ongi inimesed on ahetanud selle peale ja mul isegi, ma tegin seal nalja, kui me olime seal esimesel õhtul, raamat algabki sellega ka. Nalja, nüüd tuleb hea nali. Esimeses loos, kus me ööbisime seal Silveriga ühes peres, tema naise sugulaste juures. Ja seal jooksid korra kutsikad ringi ja siis ma just tegin oma selle eelmisele raamatule promo, kui pildistasin seda ja tegin stoorisid igale poole sotsiaalmeediasse. Ja siis mul olid need koerad ronisid süles ja siis ma tegin nalja, võtsin kätte, ütlesin, no Pitsu, kas me täna õhtuks sööme sinu ära või? Ja siis mul tulid pahased kirjad Instagramis ja mitmed jälgijad kadusid. Aga päriselt kohe jälgijad kadusid, jah? Ja. Okei, inimesed võtavad natuke liiga tõsiselt asju alla. Et jah, ei mul ei olnud plaanis tegelikult seda kutsikat ära süüa, ma vahest teen sellist musta huumorit lihtsalt või tead tihti. See on hea, et see jääb see kaamera peale nüüd, jah? Jaa, et siis kõik saavad aru. Aga jah, praegu siin piltidel on näha need samad kangad osad, isegi siin on, et seal on need toodud. See mees seal keskel oli kuningas, kes on nüüdseks surnud juba. Et seal on igal külal on isegi kuni 4 kuningat. Võib-olla see on natuke suursugune nimetus külavanema kohta, aga nii nad seal neid kutsuvad. Ja et see on väga tähtis amet külas, et kui sa kuningas oled, siis tegelikult see läheb vereliini pidi edasi. Ja näiteks Sumbal on see, et kui sa oled, seal on ei olnud ainult külakuningas, vaid on ka suurem piirkond juba, nagu väike vürstiriik või umbes nii oli vanasti. Et siis tänapäevani kehtivad need reeglid seal, et kui sa tahad sellest liinist omale naist võtta, et siis mitte sa ei too 10 pühvlit ja 10 hobust, et sa pead tooma 100 pühvlit ja 100 hobust. Et see on... Ja see on päris siis tõsi, sa uurisid, see päris, et keegi ajab kokku siis 100 hobust ja 100 pühvlit ja... Ei, nad ei pidanudki mehele saama. Lihtsam oleks just, jah? Jaa, lihtsalt sa ei saagi mehele, sest keegi ei saa sulle tuua neid hobuseid ja pühvleid nii palju. Kuigi mõned laskvad jalga sealt ka, nad lähevad, lendavad ära kuhugi palile või üritavad välismaale üldse saada ja eiravad neid kombeid. Et see variant on ka olemas. Me oleme kogu aeg rääkinud sinuga sellest reisi koostamisel Sumba ja Timor. Kas sumbalastel ja timorlastel on omavahel ka mingisugused suhted või nemad on nii kaugel üksteisest, et nemad üldse ei puutu kokku, neid ei huvita? Ei öelda, et mida sa tuled siia Timorilt meie naist võtma või läksid Sumbal kaklema jälle, ma ütlesin, et oled Timoril kodus või ei puutunud saalis üldse omavahel kokku? Need on minu peas lihtsalt kokku läinud, eks ole? Jaa, tegelikult neid ühendab see ühine saarestik, mis on siis Väike Tengara või Nusa Tengara Timur on selle saarestiku nimi. Eesti keeles vist on jah Väike Tengara äkki või kuidagi sellist. Aga et see neid siiski ühendab, et neil on mõnes mõttes sarnased kultuurid seal, aga omavaheline läbisaamine on selline, ma ütleks, neutraalne, kuigi olen ka seda vaenu kogenud või sellist suhtumist. Ma arvan, et see on umbes nagu meil Saaremaa ja Hiiumaa vahel või et sellist, nagu ikka naabrite üle visatakse nalja. Aga olete näinud seesama Elviana, kes on seal meil see üks peategelasi raamatus. Et tema hakkas riidepoodi pidama seal oma väikses kodukülas. Ma olin tal abiks seal alguses, et mul oli sellest lugu ka, aga see raamatusse ei mahtunud ja avaldan selle tõenäoliselt kuskil meedias hiljem, et aeg-ajalt ikka mingid väljaanded küsivad, kas saad mingi loo saata, et siis ma neid avaldan. Mina ei pea enam lugema, ma lugesin raamatu läbi, peaks olema. Ja siis oligi selline asi, et ta andis sõbrannadele erinevatelt saartelt oma neid riideid, mis ta sinna poed hakkas müüma, tõi paljud surema koguse ja osa läks siis Sumbale ka ja siis, et see Sumba tema edasi müüa, siis see vist ei andnud talle ei raha ega riideid tagasi ja siis pärast oli selline, no jah, ta on ju Sumbalt, et sealt ei olegi midagi paremat oodata. Et kuidagi jah, aga üldiselt on teada, et näiteks Balil igasugused turvamehed ja kõik, kes kuskil on vaja rammu näidata või olla tugev, et siis ikkagi need tulevad Sumbalt ja Timorilt. Et seal on väga sitsked mehed. Need nuge sinna Balile kaasa ei võeta, eks ole? Nad võtavad need kaasa. Korralikult maniakid siis. Ja Balil on nugadega Sumba turvamehed.
et ma ei tahtnud juba ennem kunagi baalile minna, nüüd ma lähen sinna veel vähem. Jah, tegelikult on baalil ka kohalikel noad taskus, neil on väiksemad. Sellised habemenoa mõõtu, aga jah, nad kannavad küll. Normaalne koht ühesõnaga, kus sa kogu aeg käid siis. Sellepärast tõmbab, jah? Jah, on ikka põnev. Räägi korraks see Timor, mida ennast huvitab, sul oli peatükk ka, see Ida-Timor ja Timor, 2 erinevat asja täiesti mõnes mõttes ajalooliselt. Et kui erinevad nad päriselt siis on? Sa sõidad sealt üle piiri ja lähed Timorist, Ida-Timorisse, kas siis kohe tunned, et nüüd on Ida-Timor läheb lahti või? Kuidas see piiriületus on käid üldse? 2 saart on ju koos. Ja. Või noh, ise mitte 2 saart ei ole koos, et 2 riiki on ühel saarel, et nad siin... Ma tahtsingi öelda. Ise seismusid siin vahepeal 50-ndatel vist veel, kui ma eksin. Aga et see kodusõda kestis seal veel paarkümmend aastat, nii et nad päris rahu tuli alles kuskil, seal oli ÜRO rahuvalve, veel kui ma käisin 2019 Ida-Timoris, siis olid seal veel need rahuvalvajad sees. Aga on mõnes mõttes erinevad, ma olin kuulnud, et Ida-Timor on jõuka, seal on poole suuremad palgad ja kõik on poole kallim. Ma siis valmistusin selleks, et siin on siis uhkemad majad või nii, aga just see koht, kus me piiri ületasime, seal oli küll see piirkond märksa vaesem, kust ma tulin sealt sellest Lääne-Timori poolelt siis. Et seal oli oluliselt rohkem neid bambusmaju, bambusvanne, hotell, mida ma kaardi järgi vaatasin, et see peaks nüüd hotell olema, see meenutas mulle mingisugust nõukaaegset töökoda või selline kivist, betoonist kuubik lihtsalt, seinad täis soditud, kuskilt otsast ei saanud aru, et see võiks hotell olla, seal sees ei käinudki, et olime hoopis kodumajutuses. Et oli küll jah, teistmoodi. Samas sealpool natukene rohkem räägiti inglise keelt, vähemalt mõnda sõna osati, et seal lääne pool. Ma peale selle Elviana ja siis ühe hotelli mänedžeri, ma ei teagi kedagi, kes seal inglise keelt räägiks. Et jah, selline vahe on. Aga seal Ida-Timoril ma ei ole nii palju ringi reisinud, ainult see 30 kilomeetrit üle piiri ja siis see ümbrus seal. Aga see oli lahe jah, põnev. Ma lootsin, et ma ei pea rohkem rääkima. Et ühel hetkel sa oled siis nagu mõelnud, et sa võiksid päriselt elada sellises kohas, kui me räägime nüüd Sumba saarest, või sa pole kunagi päris Sumba saarel elamise peale mõelnud. Käisid sul, kus on nagu väikesed armuromaanid olnud Aasia tüdrukutega, siis sa oled mõelnud, kas sa oled alati mõelnud, et sa tuleksid naisega Eestisse elama või jääksid sinna, kus inimestel on mõõgad elama? Ma mõtlesin jagada niimoodi, et pool siin ja pool seal aega. Nii et sa suudaks pool aastat elada kanadega ja mõõkadega? See oleks nagu paras proovile panek, ma arvan, et ei suudaks, ma ei suuda kuskil pool aastat olla. Ükskõik mis ühiskonnas, ma ikkagi pean liikuma kogu aeg. Miks? Ühel pool on liiga palju valgeid inimesi. Ei, lihtsalt ükskõiseks läheb, et tahaks nagu sellist vaheldust ja mingeid tegevusi, mis oleks teises keskkonnas. Sina ennast siis niimoodi ei näe, et pane korraks see pilt, ma saatsin Margusele ühe pildi ja ma saatsin mitmele tuttavale selle, siis kõik hakkasid naerma kohe ja Margus kirjutas 1 sekundiga, et issand, ma kadestan seda meest. Palun väga, 0,5 sekundit, oi kuidas ma kahetsen seda meest. Margus, räägi, see on muidugi AI tehtud pilt. Räägi, kui palju selles ma kahetsen seda meest on nalja, kui palju on tõtt või hüppame siit teha. Sensor on peal. Sensor on peal, jah. Sõnavabadus. Jah, sel hetkel, kui sa selle sõnumi saatsid, siis ma mõtlesin küll. Sa tahtsid olla see mees? Et üksi siin olla, et siis miks mitte, et oleks võinud ju sealt naise kaasa võtta siia. No ilmselt see mees ei ole naist kaasa võtnud. Selge, et sina ei tahaks tegelikult olla see mees, et me olime Chiang Mais just, mida see oli 6 aega tagasi, ma isegi ei mäleta, see oli suhteliselt hiljuti. Või ma käisin vahepeal veel kuskil.
kus me nägime viimati? Olime Chiang Maisse nädal tänavatest me rohkem ei näinud. Et see Chiang... Bangkokis oli viimased päevad, jah. Et see on see elustiil, et ei mäleta enam, kus sa oled, aga see on see Chiang Mais oled küll need kurvad vaatepildid, need väga vanad suurte kõhtadega mehed ja need noored tüdrukud. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks, et sina ei muutuks kunagi selliseks ja sinu unistus, et sa muutud selliseks. Sest et kui ise vaata, kui sa loll oled, siis sa ei saa aru, et sa oled loll. Nagu mina arvan, et ma ei ole väga loll, ma olen äärmiselt rumal inimene. Et sa ise ju tegelikult ei saa sellega seal istudes aru, kui naljakas see kõik väljaspoolt. Jaa, ei, see on naljakas. Kui ma nägin neid selliseid paare sel ajal, kui ma käisin Tais, kui ma olin veel Eestis ja abielus ja kõik elu oli nagu lill, et siis vaatasin nagu jälestusega näiteks, issand, mingid vanad mehed selliste noorte tsikkidega siin jalutavad ringi käest kinni ja kui kole. Et nüüd ma olen siis ise selline. Aga... See ei ole tegelikult kroonika küsimus, see on natuke raamatega seotud, sellepärast ma pidin niimoodi ümber nurga küsima, et mitte hakata rääkima mingisugusest raamatu peatükst. Et ma ei ürita nii urgitseda, see on kõik vajalik. Aga ega siis jah, see pilt ei ole nüüd päris selline, nagu see siin oli, see väga kiire reaktsioon, kadestan seda meest, see oli lihtsalt hea. Aga meil ongi Renega sellised huvitavad sõnumivahetused iga päev põhimõtteliselt. No sellest rääkima hakka praegu. Aga jah, võib-olla räägime sellest Sumbast. Ma tahtsin rääkida sellest, hetkel on just, kuna need festivali pildid on taustaks siin, et seal on selline festival nagu Passola ja kus siis võtavad mõõtu külad omavahel, ratsutavad hobustel ja loobivad üksteist odadega. Ja siis seal juhtub ka nii, et vahest mõni saab surma, sest kui see puukaigas sulle otsa ette lendab või meele kohta, et siis see võib nagu surmava hoobi anda. Ja kui siis... ei tea, miks see mind naerma, jah. Ja kui see peaks juhtuma, siis on muidugi teine küla tahab kätte maksta. Ja nii on see vaen seal. Ma tundsin nagu, et ma olen nagu kuskil Eesti 90-ndates, kus ka, et meil seal Keava külas, kus ma pärit olen Alevikust ja meil siis kõrval Kehtna 3 kilomeetrit ja sealt edasi veel Rapla ja Alu ja sellised kohad, et igas paigas oli oma mingisugune gäng, kes siis sõitis mööda pidusid ringi nädalavahetustel, siis sõltuvalt sellest, kus millisest gängist rohkem mehi oli, siis nemad teisi pekside. Ja kuidagi see oligi nagu eesmärk, et minna ja kellelegi peksa anda. Et seal... Need tuleb Sumbale puhkusele saata nüüd. Jah. Aga jah, et seal festivalil oli, vaatasin, et kuidagi huvitavad palju politseinikke ja siis küsisin veel giidi käest, et teil on nagu mingi veekahurid ja sellised tangid siin Sumbal olemas või milleks? Ai, need toodi sealt Timorelt Kupangist nagu kogu selle saarestiku pealinnast siia, et turvakaalutlustel ja nojah, mis seal ikka. Aga ja läkski madinaks, siis kui üritus hakkas lõppema, siis tuli äkki tohutu kivirahe ja muidugi nad omavahel siis lingudega nad viskavad ja loobivad neid kive päris kaugele. Nii et muidugi ülejäänud rahvas hakkas laiali jooksma ja kaasa arvatud giid, kes vedas mind kuskile koolimajja peitu. Ja siis pärast ma sain aru, et miks seal rahvas ja osadel inimestel olid kiivrid peas. Et ta oli mootorratta kiivriga istus seal. Keegi õpetas ka pärast. Sa pead kiivriga minema. Kiiver peas istud seal. Aga palav oli jah. Et kui ma nüüd järgmise grupiga lähen sinna Sumbale, et siis soovitatigi, et ära lõpuni ole. Vaadake pool ja siis minge ära, sest lõpus läheb vadinaks. See oleks, mida mina teeks, et kui ma läheks peole, kuhu inimesed lähevad kiivritega ja seal on veekahurid, siis ma läheks teisele poole. Ja sina lähed muidugi peole siis nagu aimamata veekahuritest ja kiivritest, et võid madinaks minna. Ja. Aga jah, selline põnev kogemus seal oli. Ja siin on jälle taas ühed pildid on ühest teisest festivalist, kus ma käisin Timoril. See lugu ei läinud ka raamatusse, aga see on järgmises ajakirjas Keskusse. Juku-Kalle Raidile ma saatsin selle loo eelmisel nädalal ära, nii et see festivali lugu on selles järgmises Keskussis. Et see oli ka üks päris põnev
kogemus, et tasub seda keskussi otsida. Põnevast kogemusest tuleb meelde, et Margus tõi teile kõige jäledamat asja Kagu-Aasiast duriani. Seda võib võtta saab, ma ei tea, miks te tahate teile sellist asja, mina ei suuda seda vist süüa. Kuigi mu naine väidab, et ma olen seda söönud ja kiitud, aga mul on see hirmus mälestus. See on väga maitsev. See on siis Kagu-Aasias, igal pool on hotelli tubades ja hotelli ees on sildid, et durianiga ei tohi siia tulla. Ma arvan, et nad on suhteliselt põhjusega need sildid seal. Nii et uskuge kas mind või Margust ja seda võib sealt võtta, neid teisi asju tuleb ka võtta. Jaa, seal mul on seal pali viirukeid, mida, kes on huvilised, võivad koju viia. Ja siis on veel mõned kaelaehted, mis ma ise tegin. Need on pigem jah. Võib-olla saate keegi oma lapsele kinkida või nooremale. Margus on pannud neid täpselt nii vähe sinna, et sa üritad seda kodust sumbamadinat tekitada seal, eks ole. Jaa. Et oleks kodusem tunne. Ja. Kas kellegi on Margusel selle saare kohta küsimusi, enne kui me hakkame rääkima Margusest kui reisikirjanikust? Saarte kohta, Timori kohta, Sumba kohta ei ole mingisugust vaikus. Ei ole. See hästi tüütu õpetaja nali on see, mida korratakse kogu aeg. Kas saadi kõigest aru või saadud mitte millestki aru? Kui ma mingi, ma ei tea, 4. klass peale on see nali hakanud. Et räägime natuke sinu kirjutamisest, et kui ma jällegi rõhutan, lugesin seda raamatu läbi, siis ma ütlesin sulle, et see oli hea raamat. Minu meelest oli päriselt ja sama kiiresti, nagu sa tahtsid olla see 2 vanamees, ütlesid sa mulle, et ma ei usu. Ja pärast veel kordasid seda mitu korda, hakkasid heietama millegist. Miks sa niimoodi ütled? Et sinu kirjutatud asi, et sa ei usu, et mina võiksin seda heaks kiita. Ma tahtsin seda veel paremini teha, et nagu kuidagi lihvida. Ja ma sain aru küll, et see võtab väga kaua aega. Et ma just tegelikult tahtsin sinna sisse panna rohkem seda ajalugu ja kultuuri ja neid fakte ja infot, et ma hakkasingi otsima materjale veebist igalt poolt andmebaasidest ja põhiline G-Store, mida ma kasutasin, et ma sain sealt huvitavaid artikleid. Tegelikult Sumbad ja Timorit on päris vähe uuritud ja sellist ajaloolisi materjale on tõesti ainult inimeste mingid heietused ja nii edasi, et seal ei ole olnud mingid ajaloolisi, kes oleks kirja pannud midagi, et nad ise ka ei tea ajaloost midagi. Ja ma seda kõike oleks tahtnud veel sinna sisse panna, kuigi võib-olla jah, nii see oleks liiga ajalooraamatuks läinud, et on hea ka nii, aga... Ja siis oleks seda lõpmatu protsessi ka. Sellest paremaks ja... Ja muidugi, lühikeseks jäi tegelikult, mul oli materjali, oli nagu selle, nagu eelmine raamat, see Minu Aasia, see oli suhteliselt paks raamat, materjali oli selle jagu, aga siis lihtsalt see formaat ei võimaldanud rohkem. See on sul oma 2 korda paksem see esimene. Jaa. Mis sul täpselt selle esimese raamatu pealkiri oli? Minu Aasia, see suurejooneline pealkiri, alapealkiri oli... Kaubarändumina Jaapanis, Hiinas, Koreas ja midagi taolist. Ja mis järgmiseks kavas? Hetkel ma tegelen kokaraamatu koostamisega, et mis peaks juba tegelikult maikuus ilmuma, sellega on päris kiire mul. Ja sinna tulevad sisse kõik minu aastate jooksul kokanduskursustel õpitud toidud või vähemalt valik neist, pluss siis enda sellised edasiarendused erinevatest Aasia retseptidest ja ka mõned hoidised, mida ma ise olen teinud ja müünud üritustel Minu Aasia märgi all. Et ma need retseptid kavatsen seal ka avaldada, kellele maitseb marineeritud mango või mango küüslakku, mis iganes saab need edaspidi ise teha, et ei pea otsima mind kuskilt laadalt. Tuuriani retsepti sul ei ole, ma loodan. Tuurianiga jah, siis seda lasin kusagilt võtta. Jumal tänatud. Aga jah, seal on ka mõned sellised häkid sees, et kuidas
kergemalt mõni karri valmis teha lühemat teed pidi. Nii et okei, sööks, aga reisikirjanduse on sul ka sellega ambitsioone, et plaanid sa juba mingisugust sellist enda reise või mingisugust tuleviku seiklust kirjeldavat midagi artikkel asju või sa praegu selle peale üldse ei mõtle, et sul on see värske raamat, see on ju alles praegu trükikohast tulnud, eks ole? Jah. Kuna mul neid lugusid jäi sealt välja ja üle nii-öelda, et siis neid ikka edaspidi kuskil Postimehes ja kus iganes, et aeg-ajalt ikka küsitakse, et siis ma jälle sinna saadan. Etteulatuvat raamatuplaani ei ole? No meil oli Petroonega vahepeal jutt tegelikult siis enne, kui see raamat hakkas valmima, tegelikult see oligi just vahetult pärast seda Minu Aasia ilmumist. Ma olin hästi lühikest aega veel Eestis, vist mingi nädal-kaks ja kohe oli näha, et see raamat hakkas kohe hästi minema, et inimesed, kes lugesid tagasi, side oli väga positiivne. Ja ta ütles kohe, et sa pead hakkama uut tegema. Et vaatame, mis sellest tuleb, hakka lihtsalt kirjutama. Ja alguses ma hakkasingi, ma olin Nepaalis kuu aega ja kirjutasin seal lugusid üles. Nii et Epu mõte oli, et teeme uue Minu Nepaali, et üks on juba läbi möödud ammu ja teeme uue Nepaali ja pidigi nii olema, et ma käin korra Balil ära ja lähen Nepaali tagasi ja siis seal jätkan seda kirjutamist. Aga siis Balil juhtusid teised asjad ja tuli see raamat hoopis sellest Balil käigust. Ja mis sealt edasi arenes siis, siin on ka värskeid lugusid sees, näiteks viimased Timor ja Sumba on siin 2023 siis kevadest. Et lõpus on need värskemad lood. Aga võimalik jah, et kui ma sinna Nepaali uuesti satun ja pikemaks jään, et siis kunagi tuleb see raamat, kes teab. No võib-olla ka mingisugune hoopis uus kompott millestki muust, et seda ei oska praegu ette öelda. Aga jah, praegu number 1 on mul see Koka raamat, millega tohutult kiire ja ma pean pildistama ka veel, et ütlen, et see on jah. Kohtavalt kiire, nii et lõpetame ära, jah. Ja meil hakkab see tund hakkab täis saama vist nagu nii, kas kellegi küsimusi on Margusele? Ei ole midagi küsida. Tahad sa meile ise veel ühe lõbusa loo rääkida? Aasiast, jällest Aasiast. See oli nagu me tegime Juku-Kalle Raidiga, tegime intervjuud ja siis Juku-Kalle Raid ütles mulle, et räägi üks lõbus lugu. Siis mõtlen, et kogu aeg saab nii palju nalja kõikide reiside peal ja siis mul ei tulnud tunni aega mitte ühtegi lõbusat lugu meelde. Siis ma lihtsalt istun ja siis ma panin jälle uuesti lindistama ja räägi üks lõbus lugu. Sul pole siis nagu 20 aasta jooksul ühtegi, siis mul on tulnud ühtegi lõbusat lugu pähe. Nii et ma ei tea, kas sa mõelda sulle esitada, et räägi lõpetuseks üks kõige lõbusam lugu oma kõikidest Aasia seiklustest. See on väga nõudlik soov. Kas see nüüd kõige lõbusam lugu on, aga lihtsalt mis mulle esimesena pähe tuli kohe, et räägi, kui ma vaatasin neid pilte praegu ja siis lõbus lugu, siis mulle meenus kohe nende kangaste ostmine. Ja üks hästi lühike lugu, ja ma räägin ühe pikema veel, aga hästi lühike lugu on see, et mulle lehvitati seal neid kangad ja võeti lahti ja siis see maksab nii palju, see on 20 aastat vana ja see 30 aastat vana ja see 50 aastat vana ja mida vanem seda kallim ja nii edasi. Ja vaatasime neid kangaid ja siis räägivad, et ma mõtlesin, et huvitab kõik, mis siin peal on, et iga see sümbol, kõik need tähendavad midagi, et ma tahan seda kõik kirja panna, et ma praegu filmin, ma pärast sealt kirjutan. Ja siis üks tutvustab ja näitab, et siin on Wilhelmine ja kuna see Sumba oli vanasti Hollandi koloonia, siis küsisingi, et kas see on siis, oli teil siin kuninganna või ja Sumba keeles, või see vist ka tegelikult Indoneesia keeles on, neile meeldib sõnu panna kõrvuti ritta, et näiteks, et hati on ettevaatlikult ja jalan on jalutama ja et saaks ühe sõnaga öelda, aga öeldakse kahega. Ja siis parang, selle mõõga nimi on parang ja parang tähendab, lõikama niimoodi. Ja siis ma küsisin, et kas Wilhelmine, et parang ja, aga see oli ammu. Et lõigati lõpuks kõigi peal maha. Aga jah, kangaste ostuga oli see nali, et kui ma esimest korda Sumbale läksin, siis mul oli kaasas, mind viis sinna tegelikult üks fotograaf, üks naine Surabaiast, Java saarelt, kellega ma kunagi ammu varem tutvusin juba.
ja ma nägin tema neid pilte nendest nii-öelda tantsivatest mangroovikuudest, mida te ka siin vahepeal nägite ekraanil. Noh, tema tegi neid muidugi väga kõrgel tasemel ja sellised tõesti fantastilised pildid. Ja ma uurisin, et kus sa neid pilte tegid, mis koht see on selline, see on Sumba saarel ja ma tahtsin ka sinna minna. Ja lõpuks olime mitu aastat suhelnud sel teemal ja ükspäev oligi plaan käes, nii, nüüd läheme koos sinna Sumbale. Temal on seal kontakt ees, üks pastor ja me saame seal pastoraadis ööbida. Ja teeme väikse 5-päevase tuuri. Ja mõtlesin kohe, et mina tahan kaupa osta, et mind huvitavad just kõik need kangad ja Sumba käsitöö. Ja läheme siis giidiga, tal oli üks autojuht seal võetud veel ringisõidule küladesse, kus need kangaid tehakse. Noh, jõuame esimesse kohta, vaata, noh, päris uhke koht, et kõik seinad kangaid täis ja uhked autod seal peremeestel ja kõigil džiibid ja noh, tõesti kangad on kallid ka. Ja noh, tegin seal korralikult sisseostud ära. Kulutasin päris arvestatava summa ja noh, ise õnnelik ka, et noh, nii ägedad asjad sain ja siis küsin, et mis me täna veel teeme? Võib-olla sa tahad näha veel, kus need kangaid tehakse. See ei olnudki siis see või? Ei, siin on nagu äri, et siin müüakse neid, et jah. Aga lähme sinna külla, kus need päriselt tehakse. No okei, oleks võinud varem rääkida. No läksime sinna külla, kus need siis päriselt tehakse. Seal oli natuke odavam juba. No, mis sa kohe siia ei too? Aga sa ei öelnud, kus ma teadsin. Ja no see oli ligemal. Sa aga öelnud siis mulle, aga sa ju ostsid ju. Aga sa olid ju õnnelik. No hea, kui ma oleks siit odavamalt saanud, oleks rohkem saanud. No mis vahet. Aga osta siis siit. No, ostsin siis sealt ka ja mõtlesin, no nii, nüüd on ikka neid kangaid mul paras jagu juba. Ja noh, mis siis täna veel plaanis on, kuhu me läheme? Äkki tahad kangaste hulgimüüki ka minna? Mida sa ütlesid? Ahah, hulgimüüki. Noh, ja siis läksime kohta, kus neid hulgi müüdi. Noh, tegelikult seal oli jah veel odavam. Aga see kvaliteet ei olnud muidugi ka nii hea üldse. Ja need ei olnud käsitsi värvitud nagu need siin. Ja siis ma sealt hulgimüügist ostsin ka veel. Ja lõpuks õhtul, kui ma olin hotellis, siis tulid mingid inimesed sinna hotelli ukse peale kangad käes ja nende, kes sai veel odavamat. Et jah, selline naljakas. Noh, jälle kogemus. See on jah, see tünga saamise kogemus on alati nagu suusel asi. Viimane võimalus küsimuseks. Kuidas sa seal nende inimetega suhtlesid, kes 2 sõna inglise keelt oskasid? Käsi kaudu või tõlgiga või kuidas see business kõik käis? Kuidas ma suhtlesin nende inimestega? Ei, seal Timoril on mul see eestlane Silver ja ta alati oleme kaasas, et on siis tema naine Elviana, kes räägib natuke rohkem kui 2 sõna, küll mitte väga hästi, aga vähemalt me saame omavahel üksteisest aru. Enam-vähem, mitte kõigest, aga noh, nii. Segadust ikka tuleb ette. Aga Sumbal, jah, et seal mul oli küll, oli see Ching, kes siis oli see fotograaf Surabaiast, et tema aitas mind seal. Aga ta ei rääkinud ka kogu juttu ära, vahel oli niimoodi, et ma küsisin ta käest küsimused ja ma küsis kohaliku käest, et oli pikk jutt ja siis ütles mulle 2 sõnaga, et see on siin nende kultuuris niimoodi. Aga jah, ei teist korda ma juba olin targem ja ma lasin endale organiseerida sinna giidi, kes räägiks inglise keelt ja see giid on siin raamatus ka sees. See on ka päris koomiline tema see, kui tõsiselt ta oma seda kultuuri ja kõike võtab ja millest seda usub, et nad on pärit krokodillist ja kilpkonnast, sumbalased. Ja tal on tõestus selle kohta, siis ta viiski mind lõpuks ütles, et üks reisi lõpus viimasel päeval me jõuame kohta, mis tõestab kõike seda, et me oleme pärit kilpkonnast ja krokodillist. Kilpkonn ja krokodill said lapse siis on? Kilpkonn ja krokodill jah, said lapse. Need olid sellised, nagu meil on libahundid, et nad päeval on inimesed ja öösel muutuvad siis kilpkonnaks ja krokodilliks. Et selle alg olid veel kuningad ja kuningriigid ja siis jah, me lõpuks jõudsime ühte külla, kus oli hästi suur hauakamber ja sinna peale graveeritud või sinna siis savist või sellest betoonist valatud või vist olid isegi kivist välja tahutud. Aga nägid välja, nagu oleks valatud.
need krokodilli ja kilpkonna kujud, nii et siis see oli tõestus selleks, et nad on pärit krokodillist ja kilpkonnast. Jah, ehtne tõestus. Et ei olnud krokodilli ja kilpkonna laipas. Esimaanud tulevad veel 1-2 küsimust. Ma küsiks raamatu võib-olla kirjutamise, ma just lõpetasin paar tundi tagasi ja mulle väga meeldis alustuseks, et väga isiklik ja väga puudutas. Ja minu jaoks oli ta väga suures osas ka armastusraama, et see on väga põhjalikult avad ennast, see on väga lihtne. Aga võib-olla just, et küsitlid see päris mitu kuud koos selle neiuga, et seal puuduvad sellised armastusseenid nii-öelda, kas see on nagu teadlikult välja jäetud või millest see otsus on? Jah, selle raamatu formaat ei luba selliseid asju. Need avaldab Margus eraldi. See oli juba varasemalt, kui ma seda minu Aasiat kirjutasin, et siis mul ikkagi olid seal konkreetsemad asjad välja kirjutatud, aga siis need tsenseeriti ära, et see ei sobi selle sarja formaadiga, et see on liiga isiklik, nii et aga nagu toimetaja ütles, et kes oskab, loeb selle ridade vahelt välja. Ja küsimus oli mul. Jah. Ise mõtlesin ka, aga ma aimasin vastust. Kellelgi veel küsimusi? Korra võib-olla see veel, et sa mainisid ja ma lugesin ka lõpus sellise krokodilli ja kilpkonna lugu, aga kuskil seal külas, kes oli Tumbal, oli kellegi aias, oli 2 tiiti, kus ühes oli krokodill ja teist kilpkonna. Jaa, tõepoolest jah, seesama eestlane pidas seal krokodilli aias, aga see suri ära. Oli see kuidagi sellega seotud? Ei, see on lihtsalt, Timoril on nii palju krokodille, et tegelikult valitsus maksab nendele, kes krokodilli maha notivad, siis nad käivad nende seal kalakasvandustes söömas. Siin on viimasel ajal palju kalakasvandusi rajatud ja krokodillid, ja nad on päris majade ligidal ja tõusuveega meres, nad on soolasevee krokodillid, kes on ka Austraalias ja nad tulevad tõesti sinna maale ja tulevad sinna küladesse sööma. Et tulge reisile. Kõigepealt seal krokodilli juures ta siis kiivriga peole. Ei, seal reisil see asi nii hull ei ole sugugi, et ma ei ole kordagi näinud seda siis seal küla vahel krokodilli jalutamas või merest välja ronimas. Aga küll jah, seal laguunides paadiga sõites, et siis olen küll jah krokodille näinud ja ma arvan, et need on reisil ka. Jah, midagi, kellel huvi on, et siis järgmine grupp läheb novembris. Kõudrevali lehelt saate vaadata. Hind on veel sama, mis praegusel tuuril, et ei ole kõige soodsam, vist 3359 või midagi see vist oli, võis olla. Aga reis on põnev. Ja seekord novembris ei ole seda odade loopimise festivali ka. Mis selle asemel on siis? Selle asemel teine festival, mis vältab kuu aega, see on see, et sumbalased käivad jahil, metssigu küttimas ja siis juhul, kui nüüd siga kätte saadakse mõni päev, siis õhtul on pidustus ja kõik on rahvariietes, tantsivad, laulavad seal ja vist joovad tulivett ka, et kauaks seda õhtul peole jääda. Sest mõõgad on neil kogu aeg käes, kui nad tantsivad seal, et peab jah ettevaatlik olema. Aga üldiselt ikka jah, turistid käivad seal nendel, seal turiste näeb vähe, kes tahab sinna minna, sest tõesti need rannad on inimtühjad, sest on krokodillid. Krokodillid, keda sa ei näe, mis on eriti ohtlik. Ei, Timoril on krokodillid, Sumbal ei ole. Kuskil kindlasti on, aga vähemalt jah, seal on selles mõttes on turvalisem. Novembris sa ise oled reisijuht? Ma olen ise reisijuht, jah. Kuidas see majutus seal on, kus öösel oled? Majutused on väga viisakad hotellid. Et seal on täiesti olemas sellised kohad.
et kuigi pealtnäha on kõik selline väga lihtne. Pubi ei ole, aga hotell on. Pubi ei ole, jah. Andrus Kiviläks sulle reisile ei tule, siis ma ütlesin, et ma ei tule suhtelist pubi. Ja no seal Timori pealinnas Kupangis, seal on ikkagi päris pubid ka ja diskoteegid suisa ja nii. Aga seal me veedame ainult ühe öö või tegelikult 2 jah tagasi tulles ka, kui me Timori tuuri ära teeme. Aga see ei ole üldse nii huvitav koht, nii et see pealinn, et pigem ikkagi need maakohad. Jah, muidu need küll näiteks Sumbal on üks hästi tore majutus, mis kuulub itaallasele. Ma räägin veel ühe lühide loo sellest, hea lugu. Et mul seal tekkiski see mõte, kui ma selle itaallase ranna sinna Bangalotesse läksin ööbima, et vau, et siia võiks ju üldse Eesti grupi tuua, et see on nii mõnus koht. Ja siis ta rääkis selle loo, et kuidas ta üldse sinna sattus ja miks ta ehitas sellise hotelli sinna. Ja tegelikult talle kuuluvad tohutu suured maavaldused seal rannaalad, mis ta nendele aastatega kokku siis ostnud või hankinud. Ja selguski, et asi oli niimoodi, et tema läks võib-olla paarkümmend aastat tagasi Indoneesiasse, võttis omale naise pealinnast Jakartast ja kuidagi need, ta oli parasti ikka hipi ka kunagi, läksid sinna saartele ja Sumbale ja seal üks kuningas tol ajal siis, et sellega tekkis tal selline hea sõbrasuhe ja seal oli suur probleem selles, et kellelgi ei olnud raha, sest Sumbal raha puudus, üldse raha ei kasutatud, et naturaalmajandus. Aga samas raha oli vaja, et midagi ehitada, arendada ja samas oli olemas suured maavaldused ja selleks, et pangast laenu saada, olid selle maa tagatiseks panema. Aga selleks, et maad tagatiseks panna, tuli see ära mõõta. Aga keegi ei osanud seda teha, keegi ei teadnud, kuidas neid sertifikaate saada, see oli nii keeruline. Aga see oli itaallase naine, ta oli selle pannud ülikooli Jakartas, see õppis juristiks ja siis korraldas selle maa mõõtmise ära ja tänutäheks kuningas pakkus, et mida sa tahad. Ma annan sulle tüki maad, kuhu sa tahad. Ja randa näiteks. Jah, kellel seda randa vaja on. Et seal on rand on mõttetu maa, sellepärast seal pole mitte midagi teha. Neil ei ole suuri kalapaate, millega kuskile suurele merele sõita, väikeste mingite päkikortega nad seal ulbivad. Aga üldiselt see mererand ja kõik see on nii kasutu maa, et seal ei kasva ju midagi. Ja ta andis hea meelega tüki maad ära. Ja siis tuli teine kuningas ja tahtis ka, et talle maad mõõdetakse ja pangast laenu saaks. Ja nii ta siis aitas kõigil kuningatel maad mõõta ja muudkui endale kogus neid rannamaid, nii et tal on suured rannamaad seal ja endale ehitas sinna hotelli ja põhimõtteliselt jah, ta on miljonär nüüd. Jah, Sumbal on näiteks üks Indoneesia tõenäoliselt kõige kallim hotell, kus üks öö maksab miinimum võib-olla algab kuskil $800 või 1000, aga sinna ei saa vähem kui 3 ööks pead, minimaalselt pead 3 ööd seal olema. Seal pidi croissant ja kohv maksma $180. Käib siis seal keegi, oled sa näinud seda hotelli sama? Sinna ligi ei pääse vist niisama, kui sul pole seda majutust makstud aga et jah, ma olen sealt mööda sõitnud kaugelt. Et seal käivad igasugused staarid ja väga rikkad, miljonärid peatuvad seal. Et see on tegelikult päris populaarne ja et seal on käinud kuuldavasti ka mingid Ameerika popstaarid ja nii edasi. Ja see on seal läheduses, kus me tegelikult ööbime selles itaallase hotellis. Et saab kaugelt sellist uhket ja imelikku asja vaadata. Saab kaugelt uhket ja imelikku asja vaadata, jah. Aga see ei ole üldse selline suur, need on pangalad, ega seda midagi väga ei näe, seal on väiksed majakesed ja see itaallase oma näeb samasugune välja, lihtsalt on odavam 10 korda või 100 korda. Et jah, kellel vähegi huvi on, et siis et see on põnev koht, kuhu minna. Sinna on vähe keeruline omal käel minna, et kui sul ei ole seal kedagi ees, et ma olen seal mitu korda käinud juba ja mul on seal juba tuttavad ees. Et saan olla abiks reisijuhina. No nii, sellise lausreklaamiga lõpetame. Mina soovitan tõesti Margust lugeda, väga kihtlasti kirjutab, väga huvitavat, kuna teda kõlvalt tean, siis tema elu on ka selline väga rikas, millest tasub kirjutada. Mõni oskab kirjutada, pole midagi kirjutada, sul on alati millestki kirjutada.
nii et mina soovitan Margus Kaanit lugeda ja see raamat oli ka hea. Ja võtke tuurideni. Et Marguse käest saab alkkirja, mina võtan esimesena alkkirja ja raamatu tuli mingi soodusega, mina seda ei tea, mis juhtus. No see on see, mul on tsensuur peal, vaata, mind keelati välja. Ja, mina saan rääkida, ma ei ropenda. Aga jah, et kes tahavad raamatut osta või et siis ma siis seal signeerin ka. Mu pliiatsit ei olegi. Kas ma võin su pliiatsit ka laenata? Et alustan sinuga, kirjutan sulle. See on mulle, jah, palun. Aga ma lähen istun sinna. Jah, et mina lõpetan aitäh sulle minuga rääkimise eest ja kui keegi tahab Margusega 8 rääkida, siis rääkida ka 2 ilma mikrofoni. Aitäh selle eest! Aitäh teile! Tunde järgi.